Tere! Ma olen Margo ja mulle meeldivad argumendid. Nagu te nüüdseks juba teate, siis argument on mõtlemise ja eneseväljenduse struktuur, mis koosneb 4 osast: väide, seletus, tõestus ja järeldus. Tänane video ongi seletuse kohta, miks seda vaja on, mis on selle olulisus ja mis on selle roll. Mul juhtus hiljuti niimoodi, et mu 5-aastane väike tütar võttis kivi, sellise killustiku kivi, ja joonistas meie pereauto külje peale ühe naerunäo. Ja siis niimoodi kraapis. Ja ma olin päris korralikult pahane, aga mul nii palju, enda sees olin pahane, aga nii palju jaksasin, et ma küsisin ta käest, et miks ta tegi seda. Ja siis ta vaatas mulle otsa ja ütles, et aga auto oli väljast muidu nii igav, et siis ta mõtles, et ta kaunistab seda autot natuke. Ja siis ma ütlesin, et ma olen natuke kurb selle üle, aga et ma saan aru, et ta ei teadnud, miks me ei kraabi autode väliskülgedele naerunägusid ega üldse mitte midagi. Ja siis ma selgitasin, et miks kui auto värv ära kraapida, miks auto metall hakkab roostetama selle koha pealt ja miks auto värvi uuesti korda tegemine või parandamine on palju aega ja kulunõudev tegevus. Nii et ma arvan, et rohkem ta nüüd enam auto külje peale kiviga midagi ei joonista, aga selle mõte oli see, et ta ei teadnud. Et ta päriselt ei teadnud, sest keegi ei olnud talle kunagi öelnud, miks kraapida kiviga auto peale ei ole okei, samal ajal kui kraapida kiviga asfaldi peale mingeid pilte on täitsa okei. Ja see on see sama asi, mida me väga sageli teeme ka tööalaselt ja täiskasvanute vahel suheldes, et me unustame ära, et teised inimesed ei näe maailma nii nagu meie. Me unustame ära selgitada, miks me asume mingile seisukohale, miks me väidame midagi, miks me arvame nii, nagu me arvame. On augustikuu, arvamusfestival on ukse taga. Ma olen olnud Eesti väitlusliikumise juures algusest peale ja täpselt samamoodi on mul olnud au ja rõõm olla arvamusfestivali juures täitsa algusest peale. Ma olin selles arvamusfestivali asutavas tiimis 2013. aastal sellises natuke skeptiku rollis, kes ei olnud alguses üldse kindel, et Eesti ühiskond on valmis selliseks asjaks nagu arvamusfestival. Aga mul on hea meel, et minu hääl seal ei jäänud otsustavaks, vaid jäi ikka nende hääl, kes arvamusfestivali toetamist või korraldamist toetasid ja et festival nüüd palju aastaid toimunud on. Speaksmarti arvamusfestival on teinud koostöös igal aastal mõne inimestevahelise suhtlemise olulise momendi kohta koostööd. Oleme rääkinud küsimuste olulisusest, kuulamise olulisusest. Sel aastal tahamegi tähelepanu pöörata selgitustele. Ehk mitte sellele, et mis su arvamus on, vaid sellele, et miks sa nii arvad. Mis on see seletus seal taga? Seletus on siis argumendi kui mõttestruktuuri, kui eneseväljenduse struktuuri osa ka, ehk siis väide, seletus, tõestus ja järeldus. Ja mida see seletus seal siis tähendab, on see, et sa muudad enda mõttemaailma teistele inimestele läbinähtavaks. Sa avad oma loogikat ja oma põhjendust ja vastad ära selle küsimuse, miks teistele inimestele oma häälega ka. Ehk räägid oma mõtteid lahti. See ei pea olema pikk, see võib olla 2, 3, 4 lauset, aga sellest sageli sõltub, kas üks eriarvamusel olek kujuneb inimestevaheliseks selliseks vaidlemiseks ja nägelemiseks või saadakse teineteisest aru ja jõutakse koos edasi või vähemalt lepitakse kokku, et ei lepita kokku, aga ollakse seejuures nagu rahulikud ja mõistvad. Nii et seletusel on väga-väga oluline roll argumendis ja seletusel on väga oluline roll inimestevahelises suhtlemises. Üks ettevõtte juht rääkis mulle ükskord sellise loo, et neil oli vaja paberdokumentatsioonist oma ettevõttes loobuda selleks, et siis kiirendada tööprotsesse, teha neid tõhusamaks, teha neid täpsemaks. Aga nad ei rääkinud seda töötajatele lahti. Nad töötajatele lihtsalt ütlesid, et näete, et nüüd siin on need tahvelarvutid, siin on need arvutid, palun hakake oma üleandmise vastuvõtmise akte ja muid asju tegema nendes arvutites, nendes äppides.
ja mõned inimesed hakkasid, kõik ei hakanud, kõik alati ei hakanud ja nad mitu korda siis nagu rääkisid või nõudsid seda ja siis ühel hetkel tuli talle pähe, et aga ta ei ole seletanud, ta ei ole lahti rääkinud seda suurt pilti, et miks ettevõtte jaoks on oluline see, et teha asju siis tahvelarvutis ja tarkvaras e-aktide ja e-kontode kaudu. Ja siis, kui ta oli selle inimestele ära rääkinud, siis nagu väga tugevalt tõusis nende inimeste hulk, kes siis tulid selle süsteemiga hea meelega kaasa ja hakkasid seda uut elektroonilist süsteemi kasutama, sest inimesed olid aru saanud, mis see põhjus, see miks seal taga on. Nii et struktuurid on meile mõtlemises ja eneseväljenduses olulised ja argumendistruktuur on üks sellise ratsionaalse mõtlemise põhilisi struktuure, mis mind ennast on hästi paelunud palju aastaid ja mida ma siis ise kasutan ja õpetan ja nendes videotes, mis me siin koos teeme, ka üritan nagu edasi anda seda argumenteeritud mõtlemise ja suhtlemise viisi. Aga selles argumendi struktuuris siis seletusel on hästi oluline koht, et seda seletust ei saa ära jätta. Üks näide, mida ma olen sageli toonud, on see, kui sellest on nüüd palju aastaid tagasi, aga suhtlesime Piirivalve Politseiameti kommunikatsiooniosakonna inimestega, nad ütlesid, et neil juhtub mõnikord niimoodi, see juhtus siis aastaid tagasi, et nende inimesed lähevad, politseiametnikud lähevad kooli ja siis räägivad lastega või õpilastega ja ütlevad mõnikord selliseid asju, et inimese pihta ei tohi õhupüssist tulistada, sellepärast et karistusseadustiku paragrahv see keelab seda. Ja see on õige, seal on olemas väide, seal on olemas tõestus, see on nagu faktiliselt õige, aga see ei ole see miks, see ei ole see põhjus, miks inimese pihta ei tohi õhupüssist tulistada. Seal on terve rida häid põhjuseid, sa võid tabada inimest silma ja ta jääb eluks ajaks pimedaks või nagu muul viisil inimest kahjustada ja nii edasi. Et need on need põhjused ja siis see tõestus on seal juures see karistusseadustiku paragrahv, mis ütleb, et näete, et tegelikult ka, et me oleme kokku leppinud ühiskonnana, et me ei tee niimoodi. Et argumendis tõestusel on oluline roll, väitel on oluline roll, aga nende vahel seletus, mis need kaks tükki omavahel kokku seob, mis räägib lahti selle põhjuse, on väga nagu kandva rolliga. Nii et soovin siis lähenevaks arvamusfestivaliks kõikidele häid selgitusi ja kannatlikkust, mitte ainult öelda seda, mida te arvate, vaid öelda ka, miks te seda arvate. Häid sisukaid argumente teile!